nii kaua, kui maailmas on valimisi peetud, on alati tekkinud inimesi, kes on arvanud, et kõige parem oleks asjad korraldada niimoodi, et saaks valimise tingimused ja valimisringkonna suurust teha sellised, et just tema osutub valituks ja teised konkurendid jäävad kõrvale. Rahvusvaheliselt on veel selle nähtuse terminiks gerrymandering. Eestis meil on sellesama nähtuse oma analoog täiesti olemas ja see seisneb selles, et teha endale soodsamate mandaatide arvudega valimisringkondi. 1993. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses oli alguses sees, et kohalike omavalitsuse valimisel peab olema valimisringkondadel nii suuruse alampiir kui ka suuruse ülempiir. Alampiir oli kehtestatud 7 mandaati ja see on väga mõistlik. Ja ülempiiriks oli kehtestatud 15, mis oli ehk natukene liiga palju. Aga edasi läksid asjad niimoodi, et 2000. aastate alguses seadusest kaotati see ülempiir hoopis ära ja kes need selle ära kaotajad olid, kindlasti oli selle juures suur osa Reformierakonnal, kes õige varsti võttiski kasutusele esimese niisuguse meie rahvusliku gerrymanderingi katse, mis toimus Tartus aastal 2002 toimunud kohalikel valimistel. Nimelt enne seda oli, Tartus on ikka olnud 49 mandaati linnavolikogus, aga enne seda oli Tartus 4 valimisringkonda, mis olid vastavalt varasemale seadusele täiesti okei. Aga 2002. aasta valimistele mineku eel Reformierakond oma liitlastega otsustas teha kogu Tartust üheainsa valimisringkonna. Tookord oli neil Tartus linnaelanike hulgas väga populaarne linnapea Andrus Ansip, kellest hiljem sai jälle väga populaarne peaminister. Ja 2002. aasta valimised ehitati üles just selle Ansipi populaarsusele. Nii et kui Reformierakond sai 2002. aasta sügise valimistel üle 13 000 hääle, siis sellest umbes 9000 tuli Ansipile isiklikult ja järgmised said seal ainult mõnisada häält. Teine seletus on veel, et neil oli ka üsna pikk valimiskandidaatide nimekiri, 75 nime ja muidugi sealt igaüks korjas vähemalt paarkümmend häält, nii et oli suur valimise võit. Nüüd tänavu sügisel on ees meil kohalikud valimised ja kui 2002. aasta Tartu fenomen, mida me võiksime nimetada Ansipi tegemiseks, on üsna tõenäoline, et seda katsetatakse, kui mitte just kõikides, aga väga paljudes ühendatud valdades. Sellepärast, et haldusreformi seadus küll moko otsast lubas, et oleks saanud ka teha ühinenud valdades mitut valimisringkonda, aga vist paaris kohas seda on isegi tehtud, aga üldiselt võeti suund üheainsa väga suure valimisringkonna tegemisele, kus on siis vähemalt 25-35 mandaati jaotada. Ja niisuguse valimissituatsioonis on tõenäoline, et domineeriv erakond püüab asja teha niimoodi, et panna ette otsa kellegi, keda nad kujutavad häälte magnetiks. Tõenäoliselt see saab olema keegi üleriigiliselt tuntud minister või isegi Europarlamendi saadik või Riigikogu liige. Ja
teha kogu kampaania hääle korjamiseks siis sellele nimekirja suurele juhile, kes tõenäoliselt ise volikokku tööle ei tule, et selline nimekiri nagu 2002. aastal Ansip Tartus tõmbaks siis kokku võimalikult palju hääli. See minu arvates on selge samm järjekordsest Eesti demokraatia allakäigust. Miks ma nii väidan? Sellepärast, et selle süsteemi kasutamisel ei ole seniste väiksemate valdade või vallaosade või külade aktivistidel praktiliselt mitte mingisugust võimalust saada valituks uutesse vallavolikogudesse. Kui nüüd just inimesed ei ühine selleks, et sellist Ansipi tegemise skeeme nurjata või kuidagi üle trumbata, siis on meil järgmiseks 4 aastaks kindlustatud, et on karjäärierakondlaste ja kohalike vallaametnike blokid igal pool võimul, nii nagu praegu on Tartus ja Tallinnas. Meil on Eestis viimase 10 aastaga nii linnades kui maal peale kasvanud hulk kohalikke aktiviste, kes kogu oma vaba aja pühendavad sellele, et kohalik elu saaks paremaks. Ja kui meie valimissüsteem ja valimispraktika on suunatud sellele, et nad ei saaks kohti valdade ja linnade volikogudes ja valitsustes, siis on ikka tõesti kuri karjas. Kuidas nüüd saavutada seda, et see põlvkonnavahetus, et meil volikogudes ei oleks enam poliitikasse üle tulnud kohalikud linna- või vallaametnikud või siis kohalikud ärimehed, kes tahavad saada lepinguid kohaliku omavalitsusega või siis kohalikud karjääripoliitikud. See on niisugune üldine ülesanne, kui me seda ei suuda lahendada, siis meie tulevik ei ole hea. Kuigi meil praegu ei ole enne tänavu sügise kohalikke valimisi ilmselt Riigikogus nii palju hääli, et saaks kuidagi leevendada valimisseaduse puudusi, siis välja on ju selgeks saanud ka see, et mida oleks vaja teha. Kindlasti oleks vaja valimisringkonnad teha mõistlikult väikeseks. Teiseks oleks vaja panna piir nimekirjade pikkustele ja kolmandaks oleks vaja, eriti Tallinna kogemuste põhjal, oleks vaja ära kaotada valimiskünnis. Nende asjadega tuleb siis hakata tegelema juhul, kui järgmised 19. aasta Riigikogu valimised peaksid andma niisuguse tulemuse, et uut valitsuskoalitsiooni moodustavad sellised erakonnad, kellel on programmis sellised muudatuste tegemised ja üldiselt meie oma Eesti rahvuslikku tüüpi gerrymanderingu või Ansipi tegemise tulevikus kordumise ärahoidmiseks oleks ilmselt täiesti mõttekas, et me seadust muudaksime selliselt, et kohalikud volikogud ei saa iseenda enamuse otsusel sellele enamusele sobivaid valimisringkondi muutma, et loogeme või asutagem Eestis üks vastav riigiasutus, kelle kätte saaks anda selliste otsuste tegemine, et asi oleks demokraatlikum ja erapooletum.